Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere! Me oleme tagasi ja täna on meil fookuses teie küsimused ja meie vastused Dagmariga. Ja ennem kui me alustame, siis need, kes vaatavad siin pilti ka, sest meil on ikkagi videoga koos podcast, siis nagu te näete, et me oleme uues ruumis, uues kohas ja natukene me veel harju, meil on natuke elevust täna sees, et no ikkagi uus on ja sa oled nii kaugel, vaata. Nii imelik, ma olen harjunud, et sa istud mul siin diivanile peaaegu süles. Ma ei tohtinud sinna poole, aga me teeme kõike, mida me ei tohi. Ühesõnaga, tähtis on midagi olla. Natuke teistmoodi, jah. Aga ega see, meie oleme ikka samad inimesed. Kas oleme, Sandra, kas tegelikult oleme päris samad? Vot, see võiks arutluse kohe võtta, et kuidas me siis, mis osa meist jääb alati samaks? Oi, jumal, mul tuleb nii palju küsimusi juba. Et mis osa meist jääb alati samaks ja mis on siis muutumises? Tahad vastata või? Meie spetsialist. Q&A algas või? Ei, sellist küsimust tegelikult ei ole. Me täna keskendume küll aususele ja rahale. Aga tõesti, korra veel, et me oleme uues stuudios, meil on uus partner, kellega me koostöös seda podcasti teeme. Eesti naine ja Eesti naine näitan sinnapoole, siis seal on üks lamp, mille nad leidsid ja valid siia kujundusse, mis minu arust on väga tuus. Ühesõnaga, teilt ootame ikka küsimusi ja võtame ette siis saadete vahele neid küsimus-vastuseid osasid. Ja loodame, et saame sellega teile siis pakkuda veel midagi, miskit. Jah, aga tõesti. Põhimõtteliselt vist need, kes lihtsalt kuulavad ainult näiteks Spotify's, siis nende jaoks vist suurt midagi ei muutu. Peale selle, et me oleme tagasi. Meil oli mingi paus natuke vahepeal. Meil on natukene jäänud siin vahele, jah, aga ega kõik inimesed peavad puhkama. Vaata, loe minu selja tagant. Praegu mul tuli meelde, mis särgi ma panin. Aha, millal sa viimati päriselt puhkasid? No võt. Et tuleb asjadest puhata, siis saab uue energiaga peale lennata. Aga tõesti, meil ei ole plaanis seda küsimust siin ei ole, aga palju meist jääb läbi elukaare samaks? Mis osa meist on kogu aeg sama ja mis osa muutub? Spetsialistile küsimus. Viskasin kohe vette. Mingid asjad tõesti ei ole muutunud. Ei ole muutunud, et spontaansus kuubis. Ja see, et sa mind kuhugi spotlighti paned. Ma ei tea, see on huvitav. Ma korra küsin enne, kui ma vastan, et sa sellesse faili, mis sa mulle saatsid enne, kirjutasid, et me vastame endale küsimustele ka alguses nagu ise. Kas see on plaanis või? Sest see natuke haagib tegelikult sellega. Jaa, väga hea. Tõesti, aitäh sulle. Sellepärast me oleme siin kahekesi, et üksteist niimoodi natukene ohjata võib-olla. Tegelikult Dagmar peab ainult mind ohjama. Aga me mõtlesime, et kuna me oleme uues kohas, siis ja on juba läinud, millal me esimesed salvestasime? Veebruarikuus on ja? Olid esimesed? Kas oli nii ammu? Oli. Ma mäletan mingi 8. veebruaris. Mulle midagi pärast jäävad niimoodi kuupäevad meelde. Et kui on eriline asi ikka, eks ju. Et siis me vastasime 3 küsimusele, mida me küsime ka iga kord oma külalistelt. Ehk siis esimene, mis oli see viimane julge samm, mis sa tegid? Teine küsimus, mida sa kardad? Ja 3, mis on see mõte, mis sind praegu saadab? Sa võid siis otsa lahti teha? Ja esimene oli see julge samm, on ju. Ja ma mõtlesin selle peale, sest ma kartsin, et sa küsid. Ja see on selline, seal on mingi lihtne vastus ja siis on mingi päris vastus, on ju, nagu ikka nendel küsimustel. Et lihtne vastus oleks ilmselt see, et töiselt on suht tihe, nagu sügiseti sageli on. Ja päris mitu sellist koostööprojekti on võib-olla nagu suurem amps, kui ma varem teinud olen. Ja see on selline nagu, natuke nagu elevust tekitav, natuke ärevust tekitav ja natuke olen ikkagi mõelnud, et kas ma teen ja kuidas ja mingit julgust ilmselt vajab. Aga see on siuke igavastus natuke, et töö. Ja seal juures ma ikkagi tahan jagada, ma arvan seda, et kui siis nagu see päris vastus anda, siis mul on praegu selline eluetapp või mingi periood, kus mul on hästi palju ärevust
ma saan aru, kust see tuleb, ma saan aru, miks see on, ma saan aru, mis ma sellega tegema pean. Aga mega nõme on ikkagi. et seda, et ma pean nagu oma selle, ütleme, tegema mingeid asju, mis on risti vastupidised sellele, mida mu mingid mõtted või mingi hirmutunne tahaks, et ma teeks. Põhimõtteliselt selliseid nagu nii-öelda julgeid samme ma pean nagu sisuliselt iga päev mitu korda tegema. Ja miks ma seda võib-olla jagada tahtsin, oligi see, et kui meie taskuhäälingu mõte ongi nagu inspireerida ja ikkagi näidata seda, et võib-olla me oleme kohati isegi sarnasemad, kui me esmapilgul arvaks, et me kõik oleme. Et jah, et võib-olla kui keegi on sarnases olukorras, et on mingi raske aeg ja sellist ärevust või ebakindlust nagu palju, siis võib-olla nagu toetada, et isegi minu jaoks on, et ma saan aru, mis see on, ma saan aru, mis ma tegema pean, ma saan aru, et see ongi vajalik, mega väsitav, mega tüütu, vastik tunne on see, kui kogu aeg süda klopib ja käed värisevad, on ju. Aga samal ajal ikkagi nagu mingid muutused ongi vahel ebamugavad, midagi teha ei ole. Kõik muutused on ebamugavad ju, tegelikult. Isegi kui need on nagu head ja toredad, et jah, julge samm siis, jah. Ega ma ise unustasin natuke nendele mõelda, et ma panin see kirja, aga ma tegelikult tean, on ka sellised natuke igapäevased julged sammud, mis ma praegu teen. Need on sellised väiksed, et ongi praegu tuleb kuidagi eriti palju mingeid pakkumisi, koostööpakkumisi, esinemistpakkumisi, et siis julgeda öelda ei, sest ma ei taha ennast katki tõmmata. Ja mõni asi on tõesti tore, et mis ma muus ajahetkes teeks, aga nagu lihtsalt ma näen, et ei, ja minul on olnud see, võib-olla see tegelikult praegu ei olegi niivõrd julge samm, kui see, kui ma vaatan näiteks 10 aastat tagasi, no siis ma võtsin kõik asjad vastu, on ju. Et siis võib-olla mineviku minu jaoks on need hästi, hästi julged sammud. Aga teine asi, kus ma tõesti, kui sa rääkisid, et et süda klopib, siis see oli Sadu bändiga Tallinna kontserti eel, kus oli tore, mõnus elevus tuleb vaikselt ja siis hakkas see esimene intro kõrvas käima ja mul hakkas süda niimoodi puperdama. Siis mõtlesin, ma saan südari seal lava taga. Ja see on ka nagu selline julge samm, mida sa ei saa tegemata jätta. Sa ei saa, no võib-olla ikkagi väga paanikas, siis mõtlen, ma ei lähe lavale või lükkame edasi ja keegi toob Balderiani ja et aga kutsud minu sinna backstage'i. Sa pead käima kaasas muga nüüd. Et ühesõnaga, see oli ikkagi selline, et ma lihtsalt mõtlen, pane jalg jala ette, mine lavale, et mitte ma kardaks laval olemist, mitte seda, aga enda paneks sellise ebamugavasse olukorda esimest korda ikkagi selles mõttes võõraste inimestega laval, et pole kunagi olnud nendega koos. Kõik see muusika, ootused on hästi üles saetud. Kas sa suudad need täita, kuidas sa suudad laval nii-öelda siis seda performida, kuidas nagu sooritada just on see, tõesti sinust oleks abi vaja, sa ju tead seda soorituspsühholoogiat, et sooritamine kõik ja siis, et sõnad ei läheks meelest ja nii edasi. Millest ma kohe hüppan sinna viimase küsimuse, ma vastan selle ära, siis sa saad ka vastata, mis see mõte, mis mind toetab praegu, ongi see, et ma pöörasin seal selja siis, kes seal oli, Sofi veel oli backstage'is, poisid olid juba laval. Ja siis mõtlesin, et nii, mul on vaja mingit mõtet. Mul on praegu vaja mõtet, et suuta lavale minna, mis asi see on, mis mind toetab. Ja siis mulle meenus, et jälle kuskil sotsiaalmeedias nähtud on, aga it's not that serious. Et tegelikult see, tegelikult maailm ei lõppe ära, kui ma praegu siin totaalselt nagu failin, tegelikult ei ole. Ja seda ütles meie üks tiimiliige ka üks hetk, kus meil kõigile ärevus peksis üles, et siis ta ütles, kallid sõbrad, me ei tegele siin ajuoperatsiooniga ja me ei tegele siin sõja lahendamisega, et me tegeleme meelelahutusega, chillax on ja. Ja ma sain aru, et praegu kuidagi see on ka, mis mind hästi aitab praegu, ükskõik mis nagu olukorras, et tegelikult see ei ole nii oluline, jah. Ja kui huvitav, et isegi sul on ju, kes oled ju lavadel käinud nii palju ja esinenud ja teistpidi võiks ju öelda, et aga kõik toetavad teid, te teete nagu mingid megalahedat asja, et nii te meelite kõigile, on ju, aga näed, isegi sul ja sellises olukorras ikka tuleb see ärevus enne, on ju. Jah, ma ei teagi, kas see oli nüüd julge samm või hirm, aga kuhugi sinna vahele, aga ma pidin selle tegema, ma tegin selle ära, jah, et see kuidagi, võib-olla see julge samm oli ka seal juures see, et see on juba oskus nagu ennast nagu maha rahustada, et ma ei lase sellel ärevusel võitu saada praegu, et tegelikult ma ju tahan nautida seda õhtut, ma ei taha õhtu lõppudes mõelda, kurat, ma ei nii ära, ma ei suutnud üldse, on ju. Et see jah, kuidagi see, et oskus ennast toetada ja ennast kuidagi valida sellel hetkel. Ja just see minu see kogemus ka või see, mis ma jagasin, et on selline periood praegu,
et ikkagi kogu aeg igapäevaselt mina juhin oma käitumist. See hirm võib mulle öelda mida iganes ja mul võib tulla mis iganes mõtteid ja asju ja et tahaks ära ja minna, mis iganes on ju. Aga et ma ikkagi nagu valin käituda viisil, mis on nagu mõistlik ja kasulik, mitte lihtne. Seal on nagu väga suur vahe. Nii, aga räägi siis sellest ka, mida sa kardad. Mida ma kardan või? Ma kardan midagi ootamatut juhtub, midagi halba. Ikkagi nagu see, et kas endaga või mõne lähedasega, et miski, et praegu lihtsalt on kõik kuidagi nii hästi, ma tunnen. Et muidugi sealt sees on väikseid asju, mida sa pead igapäevaselt tegelema ja lahendama ja nii edasi, aga suures pildis tegelikult on hästi. Et see vist on suurim nagu selline hirm, et aga... Et see mull kuidagi nagu juhtub. Popib nii-öelda, aga samas see hirm tegelikult palju rohkem ka olema kohal ja nautima seda, mis praegu on. Sest midagi nii juhtub üks hetk. Me ei tea lihtsalt mida on ju. Mis sul on? Ja samal ajal ka see minu meelest see kuidagi uskumus või mõte, et raudselt midagi läheb pekki. Et kust see tuleb? Et tegelikult kas nagu peab juhtunud. Minema. Ja, et okei, mingid asju ikka, mingid raskusi tuleb, aga tegelikult kus me teame, et peab tulema midagi super traagilist. Sest seda juhtub ikkagi ju. Kas või nagu lähedastel ümberringi on ju. Et see on pigem nagu sellest, et jah. Mitte ma ei ela selles, et ma nüüd ootan, et midagi juhtuks, et see on ka nagu see veits isegi, et ma ootan, et siis on nagu hästi raske või et siis ma saan ohvrirollis olla. Ei, mitte seda, et ma arvan, et ka see praegu ongi see aeg, kus siis laduda seda vundamenti, et kui läheb raskeks, mis iganes olukorras läheb raskeks, et siis sa ise oskad ennast näiteks toetada, on ju. Või et sa oled füüsiliselt oled heas kohas, vaimselt heas kohas, et ja ikkagi nagu nautida seda. Mis sinu hirm on? Mind väga huvitab ja ma ei vaadanud või kuulanudki üle, mis ma ütlesin tookord veebruaris. Täiega huvitav oleks uuesti kuulata, sest ma arvan, et ma olen täna oluliselt julgem, kui ma olin siis, et see hirm on tegelikult ju sama. Aga ma ei tea, kas ma selle siis niimoodi välja ütlesin. Ja minul ilmselt üks suuremaid hirme on nagu kõrvale jäetus oma nagu lähedaste poolt. Ja seal on minu arust väga suur vahe, et ma ei karda üksindust. Ma ei karda üksi jääda või üksi olla, sellega ma saan suurepäraselt hakkama. Mul on üksi olemine mulle kodune, tavaline, mugav, mõnus, mulle sobib. Ma ei karda nagu seda, et ma kuidagi jään üksi. Aga ma kardan seda, et keegi, kes on mulle väga-väga tähtis, kuidagi nagu jätab või heidab mind kõrvale, sest ma ei ole piisavalt huvitav, põnev enam, kasulik, mis iganes ma siis nagu... Ma arvan, et see kuidagi. Mina võin öelda, et ma teen sinuga need podcasti osad, kindlasti raamatu osad kõik lõpuni, et ma ei vaheta sind välja. Aha, no siis on hea, et vähemalt nii kaua, kui ma kasulik olen. Jah, et seniks, kui sa oled mulle kasulik. Aga kui siis kiirelt sellele 3. ka vastate, sest ma olen selle vist veel võlgu, et üks mõte, mis mind viimasel ajal palju saadab, on see, et kas ma investeerin teadlikult sinna, kuhu on mõistlik investeerida ja ma ei mõtle tingimata raha. et ma arvan, et meil on ikkagi mingisugused piiratud ressursid kõigil igapäevaelus, piiratud aeg, piiratud energia, piiratud tähelepanu ja et kas ma, need on kõik, kui ma näiteks oma aega millelegi pühendan, see on ikkagi investeering. Ja kas ma investeerin nendesse inimestesse, nendesse suhetesse, nendesse tegevustesse, nendesse projektidesse, mis tegelikult pikas plaanis mulle toovad tagasi ja mis mulle päriselt nagu olulised on, sest igale poole ju ei mahu. Mis see vastus on? Millele? Sellele, et kas sa investeerid? Sellest, nagu... võt see ongi see, mis ma üritan nagu tegelikult teha, et ma seda teeksin. Et kui tuleb ka, neid asju nii palju, mida tahaks ju teha, on ju. Ja siis ikkagi katsud nagu peast läbi last, et kas see on see, mis tegelikult praegu on nagu selline piisavalt oluline, et see on mul näiteks, ma ei tea, 10 aasta lõike seal väga-väga tähtis näiteks. Ja mis asjad on need, mis mul on väga-väga tähtsad ja kas ma neisse piisavalt investeerin teistpidi. Et kas ma ei raiska oma ressursse mingisuguste tühiste, mille iganes peale olukorras, kus tegelikult mul on hetkel siin võimalik investeerida oma aega, energiat, näiteks mingitesse suhetesse, mingitesse
tegevustesse, mis on mulle nagu pikas plaanis päriselt ka olulised, on ju. Ja mida ma tahan nagu hoida. Nii tore, kas ma siis võin sellest eeldada, või järeldada, et me oleme koos suusareisile, et see on sinu jaoks väga oluline? See on väga suur investeering. Mõtlen, ma investeerin. Me investeerime üksteise eludesse nädal aega. Kuule, me investeerime juba praegu siin päris mitu tundi ja õhtu ja... Õhtul ka... No võt. Õhtul ka oleme koos. Nii, kuule, aga lähme siis teemade juurde. Meil on siis täna ausus ja raha. Tuli mitmeid küsimusi. Aga mõlemat osa ma alustan ühe tekstiga. See oli nii tore, et mu Instagrami jagas üks inimene kirjutas niimoodi teemade kaupa kõik pikad niimoodi mõttearendused ja siis küsimused alla. Ja mulle väga meeldisid need, nii et ma alustan selle mõttega siis. Ausus. Ausus on tihti valusam kui vale, sest ta toob päevavalgele selle, mida oleme varjanud ka iseenda eest. Ometi on just ausus see, mis puhastab hinge, ta võib murda, kuid samas loob ruumi tõelisusele. Aus olemine ei tähenda alati kõike väljaütlemist, vaid julgus elada kooskõlas oma sisemise tõega, isegi siis, kui maailm eelistab vaikust. Minu jaoks on ausus olnud teekond, mitte kellegi teise, vaid iseenda ees. See tähendab tunnistada endale, kui olen väsinud, katki või eksinud, mitte teeselda tugevust. Mõnikord olen valinud vaikuse, sest tõde tundus liiga raske kanda, kuid just siis tundsin, kuidas hinges kasvab tühjus. Ausus on nagu valgus, mis valgustab ka need nurgad, kuhu pole ammu vaadanud. Ilus. Väga ilus. Ma nõustun, mul on sama tunne aususe puhul. Aga nüüd küsimused ka ja kohe viskan sulle need küsimused niimoodi. No, vaatame, mitu jõuame ja siis lähme veel raha juurde. Valmis. Valmis, jah. Nii, kas me kardame ausust sellepärast, et see paljastab meie haavatavuse või sellepärast, et ta vabastab meid mugavast enesepettusest? Kas need natuke ei ole samad asjad? Ma ei mõtlema, et see mugav enesepettus on ju, et teadmata, mida selle küsimuse autor mõtles. Aga kui mõelda, et see mugavustsoon siis nii-öelda, kuhu me sageli tahame jääda, et kus me ei ole nagu justkui enda vastu võib-olla lõpuni ausad on ju, see teenib mingit eesmärki, mingil põhjusel me seal mõnusalt nagu supleme on ju. Et ja ilmselt, et kui me peaks sealt siis nüüd nagu välja tulema, siis see ikkagi toob ju selle mingisuguse haavatavuse kaasa, et me peame tunnistama midagi või mingisse ebamugavasse olukorda ennast panema või et see, jah, mulle tundub, et need natuke nagu samad asjad või käivad nagu koos. Ma nõustun sinuga. Ma lugesin seda küsimust ja see on väga hästi toob tegelikult välja selle, et miks me ei ole ausad, sest me kardame, et siis me oleme haavatavad ja samas siis kaob see mugavus ära, mille taha me ka peitume teinekord. Et minu arust ka siis me peame tegelema nende teemadega. Ja kes teab, mis kõik välja tuleb ja mis siis edasi saab ja mis kõik juhtuma hakkab, on, et jah. Jah. Ühesõnaga, meie vastus on see, et need on samad asjad või käivad käsikäes vähemalt. Käsikäes, võib-olla jah. Mis on ausus? Me küll tegelikult me seda lahkasimegi aususe osas, nii et ma arvan, pikemalt võite minna kuulata seda, et mis me seal rääkisime siis, julgus olla aus, aga siit võib-olla jätkuküsimus ka, et sa võid muidugi vastata sellele lühidalt ka, mis on ausus, aga kas ausus võib olla ebamugav? Muidugi, muidu me ei räägiks sellest, on ju. Et muidu ta ju ei oleks nagu teema või ilmselt selle ümber ei oleks nii palju küsimusi, kui see oleks nagu alati nii lihtne ja mugav ja tore ja igapäevane ja kui me selle eest kuidagi nagu kohati pääseda ei üritaks. Nõus. Jällegi, isegi kui see on, ma olen seda ütlenud, et ausus teinekord, see tundub nii ilus sõna, et mõtle, kui me oleks kõik ausad üksteise vastu, aga ma arvan, et seal on hästi palju ebamugavust, seal võib olla valu sees. Üks küsimus tegelikult, mis ongi järgmine küsimus, et kuidas olla aus nii, et sa ei tee haiget endale ega teistele, et vahel ütlevad inimesed ebaviisakalt ja ründavalt, et ütlevad vaata sulle midagi, aga ma olen lihtsalt aus. Ja see on siuke, et jah, aga vaat jällegi, et seda ausust saab ka väljendada erinevatel viisidel minu arust. Ja küsimus sulle siis, kuidas olla aus nii, et sa ei tee haiget endale teistele? No, kas see on üldse võimalik tegelikult? Minu meelest on, selles mõttes, või ma ei tea, mul on nagu kaks mõtet. Üks mõte on see, et
mulle tundub, et sellistes potentsiaalselt plahvatusohtlikes olukordades on ju või keerulistel teemadel tasub võib-olla läbi mõelda, miks ma midagi öelda tahan. Ja kas nendel sõnadel on mingi nagu point. Ma olen ise nagu aina enam kuidagi märganud, et mõnikord on nagu, mingi emotsioon on üleval, tahaks öelda midagi. Aga ma korraks lasen enda peast läbi, et okei, aga kas see teeb midagi head? Kas see aitab praegu kuidagi? Kas see kuidagi midagi nagu muudab? Kas kellel on nagu mingi point? Või tegelikult, kui ma need asjad niimoodi välja viskan, siis ainus asi, mis juhtub, on see, et teine inimene saab haiget ja kogu lugu tegelikult nagu vahelvat on, et mingis olukorras võib-olla ta ei saagi midagi muuta, ta ei saagi midagi teha, midagi nagu sellest ei muutu otseselt peale selle, et tal on valus ja meie suhe saab nagu veits kahjustada, on ju. Aga mõnikord mingites olukordades, ma arvan, peab olema aus, kui see on selline olukord, kus nagu selle aususega midagi pihta hakata. Et meil on võimalik siis nagu midagi nagu muuta. Ja sellises olukorras võib-olla selle aususega saab ka see nagu juhend nii-öelda kaasa tulla, et mida ma siis nagu tahan või miks ma seda ütlen üldse. Ja ma arvan, sellises olukorras võib see teine pool, see teine mõte on, et ausus, isegi kui me väljendame ennast nagu mega hoolivalt, mega lugupidavalt ja just kui nagu ei taha midagi halba, meil puudub tegelikult kontroll selle üle, kuidas see teise inimesele nagu maandub nii-öelda. Et lõpuni me ilmselt ei saa niikuinii ennustada või kontrollida seda, et teine haiget ei saaks. Vahel ju võib-olla maailma kõige paremad kavatsused, aga midagi ikka kuidagi puudutab, on ju. Et seda lõpuni ilmselt ära hoida ei saa, aga jah, mulle tundub, et vähemalt enda poolt saab lasta nagu selle filtri peale, et kas see on mõistlik, kas ma saan aru, miks ma seda teen, kas ma olen kindel, et see on vajalik ja kuidas ma mingeid asju ütlen ja ma arvan, et siis nagu Ja ma olen nõus, ma hakkasin mõtlema siin, et palju olukordi, et ja mis olukorras ma seda ütlen ka. Ja. Et see on oluline ja siin on, minu jaoks on näiteks võib-olla erinevad see, et ma mäletan, et meil selles osas tookord oli see, et mis need näited on, mida tuua. Ja mina olen seda meelde, et aus peab olema, kui ma küsin sult otse ja vaat siis, kui valetatakse näkku, sest mina olen ka seda meelt, et nagu mu üks sõber ütles, et iga laip puhub ükskord pinnale. Ja kui sulle otse küsitakse ja valetatakse näkku, see ei ole okei, on ju. Aga kui me räägime nüüd teine näide, mis minul oli paar nädalat tagasi, et ma tegin koostööd ühe inimesega ja ta oli totaalne sitapea nagu. Ja ta elas mingi emotsiooni minu peal välja, ma oli okei, et tegelikult ma ei ole selles olukorras nagu süüdi, aga okei, ma oleks saanud võib-olla teistmoodi teha seal. Ja siis ma olin siuke, et mul oli vaja kiiresti see tööasi ära teha, on ju. Ma olin siuke, et jah, et aga kuidas me saame selle praegu lahendada. Ja siis mõtlesin, et kas ma kirjutan talle pärast, et kuule, see ei olnud okei, nagu kuidas see. Ja siis mõtlesin, et ma ei tee temaga rohkem koostööd nagu nii. Et mul on ebavajalik, et kui ta selle kõne käigus ta muidugi ka nagu leebus, võib-olla ta ei saa ise aru, et veits üle reageeris. Aga igastahes, et mul ei ole vaja selle inimesega teha rohkem koostööd. Ja kas siis see on natuke nagu jälle, mulle tundub ka, et läheb see õpetamise piir teada, aga mulle ei meeldinud see, kuidas sa reageerisid, et vaata, et sa järgmine kord niimoodi inimestega suhtlema. Aga samas, kui on inimene kes järjepidevalt käitub kuidagi, ma ei tea, et kogu aeg lähevad suusad risti ja siis ma ei ütle seda, siis ma ükselt plahvatan, on ju. Pigem siis võtta see hetk, et okei, et ma ei tee seda praegu selles olukorras, aga istume maha, et arutada, et aga miks läheb, et miks sina käitud nii, miks mina tunnen, miks see paneb mind niimoodi tundma, et võttagi see nagu aususe moment ja just sellel baasil, et aga ma tahan sinuga koos edasi töötada või ma tahan sinuga sõber edasi olla. See on mingi point sellel vestlusel sellisel juhul, et see on nagu me ehitame seda suhet nii-öelda. Et jah, aga ma arvan, ebamugav on see niikuinii. Kas see haiget teeb, see oleneb jälle ka sellest ju ka teistest inimesest. Ja tegelikult ka ausus enda vastu, tegelikult see võib haiget teha, et see, kui sa hakkad tunnistama näiteks, et appi, aga ma olen teinud, näiteks minu elus on ka seda olnud minul endal, et aga ma olen teinud mingitel hetkedel otsuseid väärtushinnangute põhjal, mida mul enam ei ole nagu. Ja ma vaatan tagasi, mõtlen, oh my god, nagu nii kurb. Või et tegelikult nende valikutega ma tegin haiget ise endale. Nüüd nagu tagantjärgi saad aru, et muidugi see arusaamine, et
et tegelikult ma ise polegi nii tehan, on ju. Ja mulle meeldib, mis sa ütlesid enne, et kui see ausus on heatahtlik. Võib-olla näiteks see ongi selline hea kontrollküsimus ka endale, et kui ma tahaks kellelegi näiteks midagi välja kuidagi lajahtada, on ju, et kas on heatahtlik või miks ma seda praegu teen või ma tegelikult tahaks haiget teha. Ja mulle tundub, et eriti kui emotsioon on üleval, siis tegelikult, kui me oleme ausad, siis sageli selle taga mingitel hetkedel ikka on see, et kurat tahaks praegu sulle öelda, et nagu et sul oleks ka natuke halb. Aga mõnikord on vaja nagu öelda ka, et jällegi mõtlen, et alati ei saa ka 100% ennast kontrollida, et mind läheb ka närvi see vahepeal, et miks mina pean nii teadlik olema, miks mina pean kontrollima, miks mina pean mõtlema, kuidas teine inimene tunneb, aga tema näiteks kunagi ei mõtle, on ju. Et jah. No okei, aga kui nii. Minu jaoks ikka tuleb kuidagi see sama mõte, et aga mis tulemust ma suures pildis siis nüüd tahan? Ja kas see on nagu, ma saan sellest trotsist aru, on ju, et miks mina pean olema kogu aeg see, kes nagu mõistlik on, ju. Aga mis see hea alternatiiv siis on? No hea alternatiiv, mina olengi lõpuks jõudnud sinna, et aga miks ma, lõpuks on minu enda vastutus ikka, miks ma üldse olen selles olukorras selle inimesega. Et siis selle asemel, et kogu aeg siis seda sappi pritsida ja olla hästi pahane, et kuidas mina pean olema, aga siis võib-olla see inimene ei kuule minu ellu, võib-olla me ei klapigi ja polegi vaja, on ju, ja see on jumala okei, on ju. Ja see on ju see on teine asi, on ju, et okei, mulle tundub, et kogu aeg ta nagu asub näiteks üle mingite piiride, ma olen kuidagi proovinud, ma üritan olla mõistlik, ma üritan selgitada, on ju, ja see ikka jätkub ja siis tõesti, ka neid suhteid lõpetada võib ju väga nagu täiskasvanulikult või kuidagi nagu lugupidevalt ja viisakalt, on ju. Ja tõesti, et siis pole mõtet selles suhtes olla, aga jällegi mulle tundub, et selline nagu halvasti ütlemine või see ausus, et sa oled ka selline ja tegid ikka niimoodi ja et vahel, et kui mõelda seda pikka plaani, et okei, et kuidas see praegu nagu aitab suures pildis, on ju. Võib-olla see aitab sind korraks. Ja eks see on ka aus, et ega alati ei suuda ennast kontrollida, alati ei suuda olla, ikka lõpuks see nagu tunded ja meie siuke kaine mõistus käivad nagu pöördvõrdeliselt, on ju, et kui see emotsioon ikka mega laes on, siis see pea liiga hästi ei tööta, eks ikka juhtub, mul ka juhtub, et ütled mingeid asju või reageerid kuidagi nagu veits impulsiivselt, on ju, ja siis on jälle võimalik olla aus ja tunnistada, et kurat, sorry, et jah, see on ja tegelikult igast sellest olukorrast minu arust õpib, et ongi see, et lõppkokkuvõttes, et kui me jõuame jälle, et kas see, et ma selles praegu eriti pingelises olukorras veel ise ka keeran nagu seda peale versus see, et ma siis räägime sellest 2 päeva pärast, mis juhtus, on ju. Et üks mõte võib-olla, mis mind ka aeg-ajalt saadab, et kui ma ikkagi saan nagu piduri peale, nagu ma reageerin, et siis on see, et if you know better, do better. Ehk siis, kui sa tead paremini, sa tegelikult oskad, et siis teed, et mis sest, et see teised või teine inimene nagu on siis käitub kuidagi jobult või mitte sinu väärtushinnangute järgi, aga kui sina tead parem, sa ei pea laskuma sinna samasse kohta, kus tema on. Nagu. Nii, on veel üks küsimus aususe teemas. Kas päriselt saab ikka aus olla või vahel ei peaks olema? Must kattub üsna palju sellega, mis me just rääkisime, et kui sa teed, kas saab aus olla, no muidugi saab, kõike saab. Ja jälle mulle tundub, et aus on ju mõistlik olla alati ja samal ajal, kas kõike peab kogu aeg välja plärtsatama. Vaata, vahepeal on ju see, et ma nagu olen selles olukorras, ma nagu analüüsin, mis siin toimub, ma saan aru, kuidas asjad minu jaoks on ja ma olen endaga aus ja samal ajal ma nagu mõtlen läbi, mis on nüüd nagu mõistlik reaktsioon ja kuidas ma tahan käituda selles olukorras ja käitun nii, nagu minu meelest on mõistlik ja mulle tundub, et vahel ongi nii, et ma mõtlen midagi, ma võib-olla kõike kohe siia nagu ei lajata, sest mulle tundub, et lihtsalt ma tahaks pärast ka endale suuta peeglisse vaadata, on ju, ja täpselt nagu tahaks olla ise see targem võib-olla. Ja ma käitun ikkagi nii, nagu kuidagi mulle tundub, et on mõistlik ja kasulik käituda. Jah, kas see on see,
kas see on see ausus või on see emotsioon või mingi asi, mis üles peksab, et sa tahad lihtsalt selle välja pasandada. Et aga see ei pruugi ka see, et sa selle emotsiooni käid välja, see nüüd ei tähenda ju koheselt, et see on hästi aus seal, et. Ja vahel just ongi vastupidi, et jällegi, et kuna meie, nagu juba öeldud on, et kui meie tunded lähevad väga-väga nagu lakke, siis pöördvõrdeliselt me selline kaine ratsionaalne pea enam liiga hästi ei tööta, mis väga sageli tähendab seda, et need asjad, mis meil tulevad välja siis, kui me oleme mega emotsionaalsed, tegelikult võib-olla ei olegi nagu kõige ausamad või kõige nagu, mida me päriselt arvame. Et kui see tunne tuleb alla tagasi, pea hakkab uuesti tööle, siis me saame aru, et oota, ma tegelikult päris nii ikkagi ei mõtle. Just, et seda, ma tahtsingi seda, sa sõnastasid nii hästi, aitäh sulle. Et see emotsiooniga, mis välja tuleb, ei pruugi tegelikult olla see, mida me sisimas tunneme, et see on see üle keeratud emotsioon. Nii, ja siis viimane lihtsalt mõte, mis meiega jagati, oli see, et ausus on austus. Ja Lilian Saagi, kes meie suhetes seksi teemal käis tema rääkimas, seksi teemal käis rääkimas, et siis tema raamatus on ka see mõte ja mis ta koolitusel räägib, et on kahtemoodi, et sa võid olla näiteks küll partneri kontekstis, võid olla aus või sa võid olla läbipaistev. Et seal on ka nagu see erinevus, et kas sa lähed ja jagad kõike, mis on, või sa jagad siis, kui sinult küsitakse. Et olen peal olukorrast, on ju. Oled valmis, võtame raha ka ette või? Lähme. Loen jälle selle väikse teksti ette. Raha on kummaline jõud. Ta võib pakkuda turvatunnet, aga röövida rahu. Me unustame tihti, et väärtus ei peitu numbrites, vaid selles, mida nende eest luua suudame. Raha ei määra inimese suurust, küll aga paljastab tema südame. Mida rohkem sul on, seda selgemalt näha, mille nimel sa elad. Olen mõelnud, kuidas raha on muutunud maailma ja inimesi minu ümber. Kuidas ta on pannud meid võrdlema, hindama, mõõtma. Kuid hinge sügavusest tean, et rahulolu ei osta. Olen näinud inimesi, kellel pole palju, aga kelle pilgus on rohkem rahu kui neil, kel on kõik. Raha võib ehitada maju, aga mitte kodusid. Väga hästi kokku võetud. Aga mõni küsimus tuli ka siis. Kas rikkus on tegelikult see, kui meil on rohkem raha, oleme majanduslikult kindlustatud või just siis, kui me vajame vähem, aga samas oleme õnnelikumad? Eks see rikkus on ju kõigi oma defineerida ilmselt, et mis see on. No ütleme, mida teadus ütleb, et see on küll, et mingi piirini on nagu sissetulekute tõus ja selline üldine õnnelikkus nagu kasvavad koos. Ehk siis meil nagu mingi piirini raha teeb õnnelikuks, kui see tagab sellise baasilise toimetuleku ja mingid teatud mugavused. Aga siis mingist piirist edasi seal enam seost ei ole. Tegelikult see ühest hetkest, kui meil on selline nagu piisavalt juba mõnus olla, et meil ei ole võib-olla mingisuguseid, ma ei tea, mitut nulli seal pangakontol on ju, aga meil isenest on okei, me ei pea liialt muretsema mingisuguse nagu baasilise nagu toimetuleku pärast ja ühtist suudame endale lubada ka, siis tegelikult mingist piirist enam raha õnnetunnet ei suurenda. Ja seda ju näitavad ka need lotovõitjad kõik ju, öeldakse on ju, et sa saad tohutu raha ja siis vist need, mis on analüüsitud, on see, et sa pead tegelikult mingi aja pärast veel õnnetum ja sul on veel kogu see raha on otsast ka. On ju. Ja, ajab mingid suhted sassi ja tekitab mingit tohutut hirmu, et ma jään sellest ilma ja kuhu ma selle kõik panen ja mis ma sellega teen ja kas inimesed suhtlevad minuga nüüd selle pärast, et mul on raha, ühesõnaga. Ja. Ja sageli need asjad, mulle tundub, et see on natuke siuke budismi poole on ju, aga ma arvan, et selle mingitel asjadel ikkagi on sisu ka, et kui mõelda meie tarbimise peale on ju, et kipub ju olema, et kui sissetulek suureneb, siis suurenevad ka kulud on ju. Ja siis see kuidagi läheb niimoodi nõiaringina on ju, et siis me ma ei tea, ostame mingisuguse suurema korteri, siis sellega on kohe vaja rohkem mööblit ja siis on rohkem tehnikat ja siis see tehnika hakkab rohkem katki minema ja siis on mingid, ühesõnaga, et see, see järjest rohulist nagu maintenance tuleb aina juurde ja sellega ju mingi stressitase kogu aeg tõuseb ja mingit olme, mulle meeldib öelda, nagu olmeporri on rohkem, on ju. Ja siis see kuidagi nagu läheb on ju, et
ja see on täiega tõsi ja keegi ütles hiljuti, et tead, et ega raha on nagu ikka kogu aeg sama palju, et noh, et siis ongi kulud tõusevad ja siis oligi, et ma mingis asjas ma mäletan, ma hoidsin kuidagi, kas hoidsin kokku või oli meil, et no ja okei, et ma tegin selle hea valiku ja siis järgmise hetk sain nätaki, pöörasin vastassuunavööndisse maratoni ajal, mis siin Tallinnas oli ja siis politsei sõitis järgi, mis oli nagu väike asi ja nad ise olid ka siuksed, et ja me saame aru, miks sa seda tegid, aga see on ikkagi reeglite rikkumine ja see on kohe 160 eurtsi on ja et siis mõtlesin, ikka kõik on tasakaalus, vahet pole, ma selle odavama asja ostsin aga ja teine asi on ka see, et kui meil on vähem, et mis õnnelikuks teeb, et mis see on üldse, mis sind õnnelikuks teeb, et mida sa tahad, on ju, et ma olen toonud seda näidet, et mina näiteks ei taha maamaja, väga paljud eestlased tahavad mingit suvilat või maamaja, on ju, et oleks koht, aga see ei tee mind õnnelikuks, et mis on need jah, milleks sa täidad seda elu, on ju. Ja nagu enne oli nii toredasti siin kirjelduses öeldud, et raha võib ehitada maju, aga mitte kodusid. Ja suhteid kindlasti. Ja, just. Nii, mis juhtuks, kui kõik eestlased saaksid näiteks aasta jooksul sama palju palka? Väga hea küsimus, ma nii tahan teada, mis sa arvad sellest. Ma tahan kuidagi siia kohe küsida, aga kui palju? Kui palju palka me saaks? Ja just, sest et minu esimene mõte oli ka see, et ilmselt osad oleksid väga rõõmsad ja osad mitte nii väga, on ju, et oleneb, mis see summa on. Ja siis sinna otsa mu järgmine mõte oli see, et ma arvan, et need inimesed, kes enne said majanduslikult väga hästi hakkama puhtalt sellepärast, et nad oskavad rahaga hästi ringi käia, et nad oskavad seda kuidagi kasvatada, seda hoida, sellega nagu toimetada. Lõpuks need on ju sellised praktilised nagu teadmised ja oskused. Ma arvan, et nemad saavad hästi hakkama ikkagi. Ja isegi kui mõned inimesed järsku saavad oluliselt rohkem raha võib-olla selle aasta jooksul, kui nad muidu varem harjunud olid, ma arvan, et neil võib ikkagi olla väga-väga raske. Et see selline oskuste koht, ma arvan, et nagu miks öeldakse, et need inimesed, kes on mingi korra nagu näiteks ehitanud üles mingi suure ettevõtte või mingi suure portfelli, siis tegelikult isegi kui sellega midagi juhtub, nad suudavad üsna kiiresti seda teha uuesti, sest lihtsalt need oskused on olemas. Mina just mõtlesin üks päev, et kuidas ma saaks nii-öelda nagu downgrade ida oma elu, kui oleks vaja. Lihtsalt vaatasin, kuidagi olin kodus ja mõtlesin, et okei, et ma saan võtta odavama auto näiteks liisingusse, et ma elan ka ma elan väga mugavat elu, ma elan kindlasti seda, ma olen väga õnnelik ja ma ei tunne praegu ma olen küll selle piiri peal, et rohkem raha ei teeks mind õnnelikuks. Ma vaataks võib-olla seda pankakontot, mõtleks lahe nagu, aga kas ma jõuaks midagi või tahaks midagi tarbida, mida mul praegu ei ole. Ma arvan, ma aju lagedalt shoppaks rohkem kalleid riideid võib-olla või asju või. Ma ei tea, läheks reisi, ei mul oleks võimalus praegu reisile minna, aga ma praegu tahan tööd teha, on ju, et kas see tegelikult, see on see juba, mida me soovitame seda raha osa vaadata, et küsimus, et mida sa üldse tahad, et me mõtleme, et jaa, et kui ma oleks rikkaks, siis ma ostaks need asjad, aga võib-olla tegelikult mingid asjad sa juba saad osta, on ju, või mingid asjad tegelikult sul ei mahugi ellu. Et ühesõnaga jah, et mida ma saan downgrade ja korteri saan väiksemasse kolida ja mis ma saan kõik mõtlesin, et tegelikult seda nagu ruumi mängida on ju. Oli hästi tore vestlus just, issand äkki see oli eile õhtul või üleeile õhtul kodus 6-aastasega enne magama minekut ja jagas seal, et temal ta muide, et seal lasteaias üks lasteaiakaaslane, üks poiss ütles, et kui tema suureks saab, et tema tahab saada jõuluvannaks ja sealt siis kuidagi see vestlus läks. Ja siis see tüdruk ütles, et jah, see tundub nii tore, et talle meeldiks ka see, et kui tal oleks võimalik nagu anda inimestele asju, mis nad tahavad väga, et kui ta umbes, et nagu jõuluvana käib ja teeb kingitus ja jagab nagu seda, mida inimesed on soovinud. Ja siis ta küsis minu käest, et mida mina tahaksin. Ja see oli nii kihvt selles mõttes, et ma jäin tõesti nagu mõtlema, et mul samamoodi, et mul ei tulnud ühtegi sellist nagu asja. Et tema ju mõtles mingit, tema ütles, et tema tahaks hobust, on ju, muidugi. Näiteks mingit sellist... Sul on koju aurutajat või, ma tean. Aga see ei ole raha taga, see on selle taga, et ma ei suuda sinna kaubanduskeskusesse minna enne sinna Euroniksisse. Et jah, ja mul ei tulnud ühtegi sellist
lõpuks see vastus oligi see, et ma tahaksin sinuga nagu näiteks reisile minna või nagu koos aega veeta, on ju. Et ikkagi need mingid mälestused, mingid tegevused, see. Jah. Ja jällegi laste seisukohalt, ma ei tea, miks mul see mõte tuli, seda ka me kuidagi arutasime kellegi eile, et kui palju me saame pakkuda lastele tegelikult seda, et me ei pea pakkuma neile tohutut reise. Minule isiklikult meeldib reisida, eks ju, lastega ja mul on see võimalus ja kõik, aga et neile teinekord on nii vähe vaja, et me just paar nädalat tagasi tegin neile õhtul, et teate mis või? Täna teeme sellise asja, et me magame diivanil. Ma ei lähegi voodisse. Crazy. See oli crazy, saad aru, nad olid nii õnnelikud, see oli nii põnev nende jaoks ja selliseid asju, et leida neid seiklusi, vaata nemad on avatud, nemad ei mõtle, jaa, ma pean siia soojale maale minema. Seda natukene nagu ma teen nagu enda jaoks, et on nagu tore, on ju. Et ka, et mis asjad tegelikult on raha taga kinni, et see õnnelikkus, kas see tegelikult on seal taga kinni või ei ole ja mul praegu meenus, et mina väiksena mõtlesin, et ma käisin vanaemaga kukeseeni korjamas Värskassis ja ma mäletan, et ma mõtlesin seal, et mida ma teeks, kui ma võidaks 1 000 000, no Eesti krooni siis on ju. Nii selgelt mäletan seda mõtet ja ma mäletan, et mõtlesin, et kõigepealt ma ostaks vanaemale ravimeid. Ta oli nagu otseselt vist midagi, aga no minu jaoks ta oli vana inimene ikkagi 60. Issand, suremas. Suremas just. Et praegu mõtled, oh my god. Aga siis ma mõtlesin, et võt, siis ma ostaks nagu selle nagu mingi suurema maja oma vanematele ja siuksed asjad, ma praegu mõtlen, issand, kui tore, et ma niimoodi mõtlesin, nii tore. Ja tegelikult praegu ka, et ma olen elus selles, kus mõtlen, et kui mul oleks kukuks kätte, ma ei tea praegu, kukuks kätte pangakontole mõned 100 000 või näiteks. Ma annaks selle oma nendele sõpradele, kellel võib-olla ei lähe nii hästi. Just. Et soetaks neid mingit moodi. Ja. Sellepärast, et mul on see võimalus. Aga see ju parandab nagu minu sõprusringkonna ka. Ja ma saan midagi teha, et jah. Okei. Milliseid kokkuleppeid teha, kui kaasade palgavahe on 2-kordne? Selliseid, mis mõlemale sobivad. Kuradi hea vastus. Ei jah, ma olen ma ei tea, hakka numbrid ju kirjutama, et nii on õige või et ma ei tea. Minu arust kõige olulisem on rääkida sellest. No jah, et see on ka jälle, et mitte jääda sellest, no jah, aga ta teenibki rohkem, et aga mis need reeglid on, et kui palgavahe on 2-kordne, seal vist oli ka see, et ikkagi mehel on nagu suurem palk on ju. Et siis, aga noh, et kui te samal ajal jälle võrdselt panustate, ma ei tea, majapidamisse, lastesse on ju, et noh, siis tuleb mõelda, tuleb need läbi rääkida, et see on ka töö, et see ei ole ainult see, et võt, seda ma teen, sest see on nagu, ma peaks tegelema on ju. Ja mulle tundub, et see natuke läheb sinna paarisuhete teemasse ka, et tasub meeles hoida, et need näiteks konfliktid, mis meil mingites suhetes tekivad, baseeruvad ikkagi mingitel väga nagu baasilistel vajadustel. Tavaliselt see, millest meil tekib mingisugune pingeõhku või mingi konflikt on mingi raha või ämma külaskäik või kuidas me jõule veedame või miks sa jälle nõud pesemata jätad, on ju. Aga tegelikult see on siuke tolm. Need on need mingid vallendajad, mis tegelikult nagu need tekitavad emotsiooni selle pärast, et need räägivad mingitest selle tolmu all olevatest päris vajadustest. Ehk siis ka see raha teema on ju, et või see, et kui palju me kulutame, et ega need numbrid ei ole tähtsad, vaid tähtis on see, et kas mina tunnen, et ma olen oluline, kas ma tunnen, et minuga arvestatakse, kas ma tunnen, et ma olen kuidagi väärtustatud, on ju, noh see on see, et ma tahan, et ongi, et mind kuulataks, on ju. Minu jaoks, mul ei lähe kunagi meelest see, et kui me käisime baariteraapias ennem lahutust, siis väga hästi ütles terapeut, ütles, et asi ei ole kunagi selles vahetamata WC-paberi rullis. Just. Ja tegelikult on nii, see on mingi pealispind, et noh, jälle ta ei märka, see tekitab tunne, et jälle ta ei pane mind tähele ja nii edasi. Et mis seal all tegelikult on. 2 küsimust on meil veel. Pole kunagi vaesust tundnud ja ei tunne ka hetkel. Pigem vastupidi, aga millegi pärast taustal on hirm, et raha saab otsa. Ise ei saa ka aru, kust see tuleb. Palk on peaaegu 2 Eesti keskmist ja säästud olemas. Kust sellised hirmud tulevad?
see on see sama, me läheme lapsepõlvest. Et see sama, et kõik on ju hästi, miks ma tunnen, et äkki varsti läheb midagi halvasti. Jaa. See on ikkagi, meil on mingid uskumused, on ju, et siin ka meil on raha kohta ilmselt mingi lugu, mida me endale räägime, mida me oleme õppinud rääkima, mida me oleme kuskilt kuulnud. Mõni teine räägib hoopis teistpidi lugu, mõnel teisel võib-olla on palk on oluliselt madalam, sääste pole, aga kogu aeg on siuke, et mis asja ei ole hullu ja alati võib ju kiirlaenu võtta, on ju. Et meil on mingid lood peas ja need meid juhivad, et ilmselt kuskilt on ikkagi tulnud see, et kohe saab otsa või ikka tuleb alati sukas ääres hoida või midagi sellist. Minul tuli kodust kaasa, et laenu ei võta. Seda ma jagasin ka, et seal ütles kogu aeg. Ja ma ei ole võtnud, minu arust see on nagu hirmus, sa pead laenu võtma. Aga ma ikkagi paar aastat tagasi nüüd võtsin. Sest ma sain aru, et see ei ole minu uskumus, vaid see oli mu isa uskumus, mis tuli kaasa. Jah. Et ikkagi on mingi lugu seal on ja võib-olla kes iganes seda küsis. Väike võib-olla selline soovitus või harjutus, mida võib teha, on see, et alaneva noole harjutus, et hakata endalt seda miks küsimust küsima. Et mul on mingi mõte peas, et mis siin, ma ei tea, kas mul on kuskil see ka, saad sa korraks korrata, mis seal... Mis mõte on, et see... Et saab alati otsa või pole kunagi vahest tulnud, aga millegi pärast taustal hirm, et raha saab otsa. Aha, et raha saab otsa, okei. Et selline mõte, et raha saab raudselt otsa, okei. Miks ma nii arvan? Või mis siis saab? Okei, mis siis saab? Okei. Miks nii? Mis siis saab? Et kuhu see lõpuks nagu jõuad sellega? Et kuhu see nagu lõpuks nagu maandub. Et ja raha saab otsa, et mis see siis on, et kas nagu, et töö saab otsa või mis nagu loogika selle loo taga on. Ja nii mõnigi kord, vahel me jõuame sellega mingisuguse nagu sinna põhjani, et me saame aru, kust see tuleb. Mõnikord me jookseme lihtsalt ummikusse, et see lihtsalt enam ei ole üldse loogiline ja win-win igas mõttes. See miks asi on hea. Ja samamoodi ka see, et kui te tahate, ma ei tea, investeerida või säästa, miks? Või miks ma tahan suuremat palka? Miks mul üldse raha on vaja? Miks see tekitab minus ärevust? Viimane küsimus. Miks see ikka veel tabu on? Sama nagu seks, jumala eest, et me ei räägiks sellest. Jah, siiamaani ju mingites töölepingutes on see, et ei tohi palgast rääkida oma kolleegidega. Jah, võta see siis kinni. Eks see natuke mingisugust, seksi puhul meil on kindlasti mingid kultuuritausta, ühiskonna tausta, ma arvan, et rahaga sama lugu. Et mingil põhjusel ja ma saan aru nagu võib-olla mõnes ettevõttes, et see just kui tundub nagu ohtlik või kuidagi, et siis tekib ju mingid jamasid, kui kõik hakkavad rääkima ausalt numbritest. Ma olen ka selle mõtlenud, et kas isegi nagu lähedalt sõpradega rääkides, et siis ma ka nagu ei räägi, et nüüd ma sain selle koolituse eest nii palju või sellest nii palju ja miks võib-olla teinekord on see, et äkki tema tunneb ennast halvasti, kui ma ütlen, et sest rahasse suhtumine on ikka nii erinev meil, nagu sa ütlesid, et mõnel on nagu, et sul on ja on, et see on nagu natukene nagu suva, võib-olla sul on tagala ka on ja samas, kes tulevad mingist väga keerulisest olukorrast, siis on see, et kuidas võib-olla see ajab närvi, kui kellelgi on liiga palju või laristab ja nii edasi on ja et ma arvan, et see on lihtsalt üks asi, millega meil on väga erinev suhe. Ja sõprusringkonnas. Ja ebavõrdne jälle ka on ju. Ja kui ma mõtlen enda peale ja ma tunnistan, ega endalgi on ju ikkagi natuke seda, et kas on okei rääkida või kas ikka korraks käib läbi on ju. See on jälle see koht, kus ikkagi siis teadlikult suunad oma käitumist on ju. Aga kui mõelda sõprade peale, siis mul näiteks on vist seda hirmu, et äkki minusse hakatakse kuidagi teistmoodi suhtuma. Näiteks, et alla kui jälle ei tea täpselt ju siis ka, et mis numbrid tunduvad suured kellelegi. Ja et näiteks, et kui mingid numbrid tunduvad suured, kes siis
arvamus minust kuidagi muutub või kas näiteks siis, kui me teeme koos midagi, kas siis see kuidagi muutub ebamugavaks näiteks, noh, mingid sellised hirmud, aga noh, mis selle vastu aitab, on ikkagi see, et me räägime. Et me ikkagi teeme selles mõttes risti vastupidi sellele, mida meie hirm ütleb ja teeme need uksed lahti, jagame ja tavaliselt siis läheb nagu õhk sellest hirmust välja. Et siis kõik need nagu äkki nii või äkki naa või tegelikult ma ei tea ja noh, kõik need eeldused ja need siuksed ennustused nii-öelda kaavad sealt vahelt ära. Mind ootab ka üks rahavestlus ees. Kellega? Ei, ma ei saa niimoodi öelda. Miks ei saa? Kas me ei ole siin kõik ausad? Me ei ole hästi ausad ja julged. Ei ole jah, et ma saangi või oleme mingites asjades, ma ei saa öelda kellega. Okay. Aga ka, et selgitada seda olukorda ja me oleme ka kõik ju erinevas nagu kohas jällegi elus on ju, et ka palju meil kulub näiteks, et et ma ei saa võtta see mina 20-aastane palju mul kulus versus see, palju mul kulub praegu 2 väikse lapsega, et aga kui sa jällegi sellest ei räägi, siis ega teised inimesed nagu ei saa aru ja nemad ei näe sinu pangakontot ja sinu kulutusi ja nii edasi, et see ka, võib-olla minul on natuke ka nagu see olnud, et jah, et aga noh, et kuidagi, et pead põhjendama seda, et nüüd ma tunnen, no jah, aga ma olengi terve elu tööd teinud, ma olen terve elu karjääri üles ehitan nii-öelda, ma olen panustanud endasse kvaliteeti ja nii edasi, et ma võingi küsida mingis asjas suuremaid summasid. Jah, võt see mõnes teine asi, et näiteks ka vanuse ma olen tundnud häbi sellest, nagu, et ma tean ju, et ma saan päris nagu palju näiteks sealt, aga see on minu suure töö tulemus, mis ma olen teinud aastaid. Ja see on ka just, et ma nagu ei tohiks öelda, et läheb nii hästi. Sest ta on nagu piinlik, aga täpselt see, et aga kuhu me oleme investeerinud, tuli tulla päris sinna algusesse tagasi, on ju, et kui ma olen ikkagi nagu pikalt investeerinud oma aega, energiat, tähelepanu, kõike nagu teiste valdkondade arvelt, näiteks oma haridusse, näiteks oma töösse, oma karjääri, on ju, siis nii ongi. See on umbes nagu, ma ei tea, investeerid raha, mida varem sa alustad seda kiiremini, sul hakkab see liitintress tööle, on ju, lihtne matemaatika, et karjääriga ju täpselt sama lugu ja samal ajal, kui teised võib-olla tegid midagi muud või panustasid muudesse eluvaldkondadesse, siis nagu nii ongi. Ja see ei ütle, et üks on õige või teine on vale, näiteks võib-olla ongi mõni teine on investeerinud peres, ongi saanud lapsi, teinud mis iganes muid eluvalikuid ja see ei tähenda ju seda, et see on kuidagi nagu siis vale või. Aga lihtsalt kuhu me oleme investeerinud. On ju. Ja isegi vanuse mõttes on, et näiteks on ju väga suur vahe, kas me oleme 30 või 40. Teisel on 10 aastat karjääri nagu rohkem. Nagu meie näite või? Võib-olla. Me oleme täpselt ju. Selles mõttes raske. See nagu vana ma olen. Ei tegelikult, aga 60. Natuke ma mõtlesin selle peale, jah, aga tegelikult selles mõttes võib-olla ebavõrdne, päris seda paralleeli meil ei saa tuua, sest valdkond on erinev, on ju. Aga vahel mingite kolleegidega või mingis situatsioonis on, et ma tean ka teistpidi, et olen minu lähiringkonnas on ka minust nooremaid inimesi, kes on nagu tundnud ennast halvasti sellepärast, et miks nad juba ei ole seal. See on jälle, kuule, see on normaalne. Mina sinu vanuselt ka ei olnud ju. Anna aega, Nii, aga võtame selle osa siis kokku ja ega siin ei olegi midagi kokku võtta. Et kui te tahate süvitsi minna veel nendes teemades, ehk siis aususest raha, siis minge kuulake eelmiseid osasid ja seal me veel arutame neid teemasid lahti. Ja meie ootame ikka teie küsimusi. Ja seda võib kirjutada, võib minule isiklikult Instagrami kirjutada, aga ka meie e-mailile lasetiigertuppa@gmail.com ja väga ootame teie mõtteid, küsimusi, ka lugusid, kui teil on jagada midagi toredat. Need on olnud väga toredad ka, kui on olnud julgeid kuulajaid, kes kirjutavad. Aitäh! Tšau! Kohtume järgmine kord! Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.